Ultra HD plaatidel on veel üks hea asi võrreldes DVD plaatide ja Blu-ray'dega. Kõik Ultra HD plaadid on regioonivabad. Need plaadid siin minu selja taga on sisuliselt tellitud üle maailma. Et Inglismaa, USA, Saksamaa, erinevatest kohtadest. Et siin veel on Kanada, kõik sellised. Kui varem oli nii, et enam-vähem igal maailmajaol ja isegi siis väiksemates piirkondades oli 6 regiooni oli DVD-l, et ei saanud vaadata, kui ei olnud regioonivaba mängija, ei saanud vaadata teise regiooni plaati, siis nüüd vahet ei ole. Ultra HD plaate saab igal juhul vaadata, aga ei saa vaadata siis, isegi kui teil on Ultra HD mängija, ei saa vaadata neid tavalisi Blu-raysid. Kui teil on näiteks ostate näiteks Region 2 ehk siis Euroopa mängija endale, Ultra HD mängija, siis te saate mängida Ultra HD plaate üle maailma, aga Blu-ray'd mängivad ainult siis Euroopa variant, näiteks USA Blu-ray'd ei mängi. Saab ka neid mängid, ütleme, regiooni vabaks teha mingite lisatasude eest, aga minu jaoks selle mõtet näiteks ei ole. Et mina vaatan Ultra HD mängiga ikkagi Ultra HD plaate. Muidugi on tavalisi ka, ma saan neid ka vaadata, aga näiteks mitte kõiki, kuna siin on erinevate regioonide Blu-ray'd sees, mida kõigil on, nagu ma ütlesin, varem näitasin, on sees ka Blu-ray plaadid, siis kõik need selles mängas ei mängi. Ultra HD plaadid mängivad kõik, aga osad Blu-ray'd ei mängi. Aga ma isegi sellesse ei süvene, et nende plaatide osa mind ei huvita. Aga kui teid huvitab, et te tahate ikkagi vaadata ka tavalisi Blu-raysid, siis mõelge hoolega, kus te oma plaate tellite. Mina soovitan alati osta ikkagi Euroopast mängija. Just sellepärast, et siis te saate ka vaadata Eestis müüdavad Blu-raysid või DVD-sid või siis ka siit, ütleme, Euroopast lähemalt siin Saksamaa, Suurbritannia, sellised kohad tellides plaate, et saate neid vaadata. Üle lombi USAs, seal on küll need mängijad ja plaadid on odavamad, aga siis te Eesti Blu-raysid ei vaata. Osasid mängijad saab teha regiooni vabaks, osasid ei saa. Kui teil on see plaan, et võtate USAs, siis mõelge hoolega. Et siis tuleks see ka üleni regiooni vabaks teha, et kõiki plaate sees vaadata, kui te tahate näha midagi muud peale Ultra HD plaatide. Vaat niimoodi on siis regioonidega UHD mängijad. UHD mängija on ikkagi selline loom, mida igaüks endale koju ei osta tänapäeval. See on selge. Ei välismaal ja veel vähem siin Eestis. Kasutajaid on ikkagi vähem. Kui sa ostad selle mängija, siis sa teadlikult ikkagi saad juba aru, mis loom see selline on, et sa pead ostma neid kalleid plaate juurde ja oled selle kuluga arvestanud. Arvestades, kui palju mängijate hind on kukkunud, ütleme siin selle, mis ta praegu on 1,5 aastaga, kui esimesed välja tulid, siis on rahaliselt juba päris soodne. Nagu ma ütlesin, 300 €, isegi natuke vähem juba. Ja on ka kalleid mängijaid muidugi, seal 600 või 1200, et saab ka selliseid osta. Aga ütlen kohe ära, et ärge neid ostke, sellepärast, et kui te ostate väga kalli mängija, siis te ei näe tegelikult pildi vahet, kui te pole ostnud väga kallist tellerit. Mingisuguse 1000 € telleriga ei ole mõtet juurde osta 1000 € Ultra HD mängijat. Mingit mõtet ei ole. Te ei näe seda vahet 300 mängijaga. Et kui te lähete tõesti väga kalli mängija peale, siis enne ostke ikkagi üks väga kallis televiisor ka sinna juurde. Hoidke oma asi tasakaalus. 300-400 € praegu Ultra HD mängija eest välja panna on küll ja küll. Pigem vaadake, et uurige internetist, et ta normaalselt töötab. Normaalne tarkvara on sees, et ei ole aeglane, töötaks vaikselt. Kui te vaatate ikkagi sellised õhtul filme, enam-vähem vaikselt, et ainult filmihelid on,
siis see plaat seal sees ei kolise kuidagi või ei unda, ei spinni seal suure hooga, selle suure lärmiga, siis see on oluline asi tegelikult. Pigem sellised asjad. Lugege arvustusi ja inimeste kommentaare nende mängijate kohta. Sellest on rohkem kasu, kui lihtsalt kulutada lampi mingi 1000 eurot ära. Et nüüd on hinnad odavad, et ärge seda tehke. Kui te ostate midagi sellist endale koju, ehk siis UHD teleri, siis tõesti minimaalne on Blu-ray, aga soovitan soojalt ikkagi UHD Blu-ray'd. Või siis streamingu teenus. See on teine variant. Streamingu teenuse pilt on väga hea. UHD streaming siis. Aga pildi vahe on näha. See on parem. See on silmaga nähtavalt parem. Kes näeb, kes mitte. Et on parem. Streaming on väga hea. Aga HDR näiteks ei ole nii intensiivne. Plaadi peal on parem. Plaadi pealt jookseb lihtsalt infot rohkem peale, et streamingus on ka seda Ultra HD ikkagi pakitud. Suurusjärgus seal poole kuni isegi seal 3 korda võib-olla veelgi rohkem väiksemaks, et vahe on näha. Kuigi ikkagi, kui te vaatate isegi streamingus Ultra HD, siis see on ikka tohutult ilus pilt. Seal ei ole midagi võrrelda ei telekanalitega ega mingi DVD plaadiga või mingi sellise asjaga, et see ei ole absoluutselt võrreldav. Aga Ultra HD plaadiga versus streaming Ultra HD-s on vahe olemas. Kas see on oluline? Raske öelda. Mis on streamingu suur pluss? Ühe sellise plaadi hinna eest saate terve kuu vaadata. Terve kuu neid filme, mis seal on sisuliselt. Et hinna vahe on ikkagi tuntav, et võite vaadata sealt 3 või 5 filmi või mis iganes, mingeid muid seriaale või saateid. Et hinna vahest ei saa üle ega ümber. Streaming on tänapäeval väga mõistlik teenus. Enamikes telerites on see olemas tänapäeval või siis selles samas Blu-ray mängijas või mingi eraldi mängijas. Et streamingu ainuke asi on, et liitute, on teil kuumaks, seal suurusjärgus enam vähem 5 ja 15-20 euro vahel seal. Muidugi saab alati streamingus on osada lisatasu eest, et saate juurde osta nii-öelda mingid asju, sõltub, mis teenust kasutate. Aga päris paljud asja näeb sellise üsna väikse raha eest, arvestades seda, mis kvaliteeti te saate. Ma tean, et paljud Eestis ei ole harjunud maksma mingisuguse teleri pildi eest, et teleri pilt peab ikkagi tasuta. Kas ma siis vaatan Eesti telekanalid, mis on nii-öelda tasuta, kuigi te maksate selle teenuse pakkujale, aga nii-öelda ikkagi tasuta, või siis piraatides, mis on tasuta. Aga piraat versus originaal, ei ole midagi võrrelda. Ostke need plaadid, mitte ärge piraatige. Vaat nii on selle asjaga ikkagi. Vajuta telli. Telli nupp asub meil kuskil siin all, suure punane. Vajuta seda. Järgmine kord saad kindlasti teada, kui minu video on üleval. Ja kui sulle meeldis see video, siis vajuta. Ja kui ei meeldinud, siis võid seda teist nuppu ka vajutada. Aga kui sa tahad öelda, mis sa ise asjast arvad, jäta kindlasti kommentaar.